Algaval õppeaastal plaanib Tallinn rakendada kontaktõpet nii palju kui võimalik. Seda just põhjusel, et pikk distantsõppeperiood on tekitanud vaimse tervise probleeme nii õpetajate kui õpilaste seas. See ikkagi on toonud esile selliseid vaimse tervise raskusi ja ka selliseid tõsisemaid raskusi. Noorte seas ikkagi söömishäired, sellisem raskem depressioon, aga selline ärevushäire on ikkagi kõige tavalisem teistpidi jälle, mida on kõige rohkem. See on see teema, millele tuleks kindlasti rohkem tähelepanu pöörata. Tugispetsialistide järelkasvu teema on sellega seotud ja see, et me saaksime õpilastele tõesti pakkuda vaimse tervise probleemide korral vajalikku tuge. See periood, mis meil selja taga on inimesed lihtsalt ära kurnanud. Meie küll omalt poolt ei taha anda signaali, et oleks vaja distantsõpet pandeemia mõistes siis rakendada. Psühholoogide arvates seisavad koolid täiesti uue probleemi ees, kus õpetajad ei oska stressis lastega enam toime tulla. Tallinna üldhariduskoolides töötab kokku 65 koolipsühholoogi, vajadus spetsialistide järgi on aga oluliselt suurem. Psühholoogilise abi portaal peaasi.ee poolt läbi viidud vaimse tervise esmaabi koolituse on tänaseks läbinud umbes 200 Tallinna haridustöötajat. Nad oskavad märgata, oskavad toetada ja ära kuulata inimest niimoodi, et ta päriselt ka tahab rääkida ja oskavad suunata vajadusel järgmise abi juurde. Aga mis tegelikult ütlevad inimesed, kõige tähtsam on see, et keegi pöörab tähelepanu, keegi kuulab. Praegu on ka väga suur ootus, et õpetajatel oleks see oskus olemas ja et nad aitaks ja toetaks lapsi. Algaval õppeaastal keskendutakse Tallinna koolides ka rohkem õuesõppe erinevatele vormidele, koostööd tehakse näiteks Tallinna loomaaia ja botaanikaajaga. Sedagi kõike stressivabama õhkkonna loomise nimel. Üle Eesti koolide ja huvikoolide lahtihoidmiseks kulub 4 miljonit koroonatesti. Testimisega alustatakse koheselt ka Tallinna koolides. Kohe 1. septembril enne aktust saab lapsed kõik ära testida ja siis juba väga palju teha selleks, et esimene koolinädal kulgeks kõigil turvaliselt.